kõigile, kes on täna siia kogunenud. Igaks juhuks ma juba ütlen teile, et võite sinna ettepoole korraks tagasi minna, võtta endale kohvi või teed või mis seal parasjagu kannus on ja suupisteid. Ootame veel viimased maha maha ja siis järgi ootame nad ära ja siis alustame kohvikuga ka. Võite kõik tulgalt võtta. Nii, ma ei teagi, kuhu nüüd ennast korraks pressida teie kõrvale. Väga meeldib. Täna on Teadlaste Ööfestivali viimane päev ja on ka viimane teaduskohvik ja kes on harjunud käima siis kella 8 õhtul Ahhaas kinos, siis täna õhtul seda enam ei ole, nii et täna ärge enam Ahhaasse minge. Aga väga tore, et te kõik siia olete tulnud. Meie külaline on Daniel Vaarik, kes räägib ühest kõige suuremast eksperimendist, mis siis Eesti ühiskonnas või Eesti ajaloos ühiskonnaga tehtud on, ühtsest Eesti suurkogust ja seda käsitlevast filmist. Ja vist sellega piisabki, et paluta. Aitäh! Kõigepealt ütleks ühe väikese põhjuse, miks ühtsest Eestist tükk aega ei räägitud. Kui Ühtne Eesti oli oma suurkogu ära pidanud, uksed kinni pannud ja noortekogu oli samuti peo ära pidanud NO teatris, siis pärast seda NO teatri liikmed ega ükski inimene, kes oli Ühtse Eesti projektiga seotud, umbes 10 kuud ühtegi kommentaari ei andnud selle projekti kohta. Kas keegi oskab arvata, miks see nii oli? Põhjus oli see, et sa oled 6 nädalat järjest teinud tohutult suurt kampaaniat, kui sa oled teinud hunniku valimiskoole, sa oled teinud suurkogu, kus on 7200 inimest ja siis tullakse sinu käest küsima, et aga mida see kõik tähendas? Siis sa võid leida ennast sellest olukorrast, et kui sellest ei piisanud, siis ega ükski sõna siia mitte midagi enam juurde lisada ei saa. Ja me olime täiesti teadlikult vait, sest et tundus, et see asi lihtsalt ei ole nagu seletatav ja osaliselt oli probleem ka selles, et see ei olnud lõpuni seletatav meile endilegi. Et paljud asjad, mis suure sellise kampaania ja hiljem ka suurkogu käigus toimusid, et tegelikult ei olnud alati planeeritud ja need asjad olid mõnikord niivõrd hämmastavad, et ma siiamaani ärkan vahel hommikul üles ja ma mõtlen, et kas minu elus on nagu selline asi kunagi juhtunud. Ja siis ma mõtlen, et tõesti on juhtunud, aga see on päris imelik asi, mis juhtus. Ja et sellest siis 10 kuud sai mööda, siis NO palvel mina panin oma blogisse üles ühe sellise pikema memuaari, mis on mingisugune 18-20 lehekülge, kui välja trükkida. Ja seal on siis teatud selline nii-öelda meie versioon, esimene versioon sellest, mis toimus. See film on nüüd muidugi palju suurem versioon, mida ma saan aru, et ka te täna näete.
aga kui hakata seda lugu algusest peale rääkima, siis mina valiksin alguspunktiks aasta 2009, mis oli hästi mitmes mõttes erakordselt nõme aasta. Sitt aasta võiks öelda. Arutasime just ühe sõbraga seda ka hiljuti ja tema on selline nii-öelda finantstegelane. Ja ta ütles, et ta tundis ennast Eestis halvasti. Hästi paljud inimesed tundsid halvasti. No, finantstegelased tundsid võib-olla sellepärast halvasti, et majanduskriis oli parajasti jõudnud üsna sellisesse kriitilisse momenti. Oli väga palju inimesi, kes olid solvunud. See oli see aeg, kus olid kõlanud mõni aeg enne seda Jürgen Ligi sõnad tema blogis Kalle Muuli kohta, et Kalle Muuli võiks ennast põlema panna põhimõtteliselt. See oli see aeg, kus Villu Reiljan oli mõnda aega tagasi küll oli öelnud, et kultuuriinimesed võiksid jääda oma liistude juurde. Ja väga paljud kultuuriinimesed tundsid, et see ükskõik mida nad räägivad, et see asi ilmub alati kuskil leheküljel 14. See on nagu vangistatud ajalehtedesse kuskile sinna taha, treilitatud kultuuriuudised, kultuur, mingi selline asi. Ja kui te mõtlete, et kui kultuur on sedavõrd segmenteeritud muudest asjadest, et ta on nagu väike selline loomaaiakene, kus saab nagu käia võib-olla teatris ja võib-olla saab naerda seal, võib-olla saab nutta midagi taolist, aga see ei mõjuta tegelikku elu, ehk siis esikaanele ta ei jõua. Siis see, kui olla nagu, või proovida, mina ei ole otsest kultuuriinimene, nagu proovida ennast sinna nagu nii-öelda kingadesse panna, võib tunduda suhteliselt masendav asi. Ja lisaks, kui me võtame poliitika, siis tollel ajal oli veel, ma just tegin ühe graafiku, aga ma otsustasin, ma täna slaide ei näita. Aga kui te kujutate ette graafikut, kus iga post on teisest poole kõrgem, siis viimase 2009. aastast tagasi minnes viimase 4-5 valimise reklaamikulud olid sellised. Iga kord kahekordistusid. See oli nagu selline trepp. Ja samal ajal võis öelda, et selline nii-öelda dialoog poliitika ja valijate vahel, see oli nagu kadunud. Me elame natuke paremal ajal täna, sest me näeme seda dialoogi palju rohkem. Ja mul on tunne, et äkki me enam ei mäleta seda, et 2009 oli erakordselt sitt aasta. Ja 2009 oli niisugune tunne, et sa ei saa mitte kunagi oma häält nagu kuhugi välja. Ja ka valimistel sa ei saa seda mitte kunagi kuhugi välja. Et sa lihtsalt võid seda käia küll ära andmas, aga sa ei saa mitte midagi vastu. Ja sellisel taustal võiksin ma siia veel selle taustale lisada ühe detaili, mis minu jaoks oli oluline. Mina ei olnud mitte kunagi ühegi teatriga koostööd teinud, aga mulle teater üldiselt väga meeldib ja eriti mulle meeldis NO teater. Ja sellisel taustal ma mõtlesin ise, ma mäletan, ise ükskord mõtlesin ühes NO etendusel käies, see oli see sama, kuidas seletada pilte surnud jänesele, ma mõtlesin, et ma tahaks ikkagi tohutult ükskord olla osa mingisugusest sellisest asjast. Ja siis üks päev helises mu telefon, helistas Eero Epner, keda ma ei tundnud NO teatrist ja ütles, et nad tahaksid koos minu ja Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semperiga arutada ühte väga imelikku projekti. Ja nagu selle tänase nii-öelda loengu üks mõte on võib-olla natuke rääkida ka sellest, mis oli nii-öelda filmi kaadri taga. Siis üks asi, mis selle kaadri taga oli see, et mul on hästi meeles, et kui mulle helistati, siis esimene idee oli see, et teha hästi suur etendus ajakirjandusest, mitte poliitikast. Ja siis me leppisime kohtumise kokku ja selleks ajaks, kui me nüüd kokku saime Tiidu ja Ene-Liisiga, siis oli see idee nende peades juba muundunud selleks, et võiks teha nii-öelda poliitilise, hästi poliitkriitilise etenduse. Ja ma kirjeldasin nüüd seda nii-öelda frustratsiooni, et kultuur oli nii-öelda aheldatud sinna nii-öelda oma liistude juurde, et see oli ka asi, mis käis Tiidu ja Ene-Liisi jutust läbi. Ja nende üks kindel soov oli see, et me peame nagu tagasi tulema, me peame nagu läbi murdma sellest seinast, kus kultuur suudab tulla esilehtedele. Ja teine, mis mul on hästi meeles sellest ajast, oli see, et Tiit ütles, et me peaks tegema niivõrd räige poliitilise kriitika, et see keelatakse ära. Seda muidugi ei juhtunud ja võib-olla see on nii-öelda ka kompliment
Eesti sellisele riigile, riigi poliitilisele süsteemile, et ükskõik mida me tegime, mitte kunagi see ei jõudnud sellise asjani, et keegi oleks seda ära keelanud. Kolmas asi, mis mul on sellest vestlusest meeles, on see, et Tiit ja Ene-Liis rääkisid küll suhteliselt õhinal seda ja minu peas vasagas kogu aeg, et seda on võimatu teha, aga kuna ma nii väga tahtsin nendega koos midagi teha, siis ma kuulsin ennast ütlemas, et see on jumala lahe idee. Võiks seda ära teha. Ja hiljem on Tiit ja Ene-Liis öelnud, et et kui mina oleksin hakanud võib-olla seal ka pidurit tõmbama, võib-olla nad oleks ka mõelnud, et äkki ikkagi seda ei saa teha. Nii et see on selline naljakas asi. Sellele asjal on isegi mingi nimi, kusjuures ma ei mäleta seda, aga see on selline olukord, kus inimesed ütlevad üksteisele midagi, mida nad tegelikult võib-olla ei arva selleks, et teineteisele meeldida ja nad võivad lõpuks leida ennast ühiselt reisilt tänu sellele, et nad tegelikult arvasid, et see ei ole hea idee, aga nad lõpuks kõik nagu tegid nägu, et ikkagi võib-olla on hea idee ja siis nad lõpuks leiavad ennast sellelt reisilt. Igal juhul me jõudsimegi selleni, et hakkas pihta täiesti hullumeelne reis. Tiit ja Ene-Liis ütlesid, et nad tahavad teha suurkogu Saku Suurhallis poliitilisel teemal teatrietendus. Minule tundus see nagu ka jälle selline asi, et kuidas nad need piletid maha müüvad sinna. Et 7500 oli vist esialgne see number, mis tuli maha müüa. Ja teiseks, et kuidas täita 6 nädalat millegi sellisega, mis haarab ikkagi nii-öelda meediat kõigepealt ja siis võib-olla ka edasi, kuidas tekitada olukorda, et poliitikud hakkaksid tähele panema, et see asi jõuaks esikaanele, et see asi hakkaks seal oma elu elama ja see hakkaks mõjutama nii-öelda siis Eesti tegelikkust ja kuidas üldse teha see kriitika selliseks, et ta oleks tähtis. Ma mäletan, et üks asi, mida heideti palju ette 2000 nii-öelda nullindatel, oli see, et kui sul on kriitika, et siis sul peab ka lahendus olema. Ja mina ütleksin, et see on üks demagoogia võtteid, sellepärast, et harvad on need juhtumid, kus inimesel on kohe korraga olemas kriitika ja lahendus. See on absurdne olukord, sellepärast, et kui sul on, võib-olla sa näed, et midagi on valesti ja siis sa tahaksid sellest rääkima hakata, aga sul ei lubata sellest rääkima hakata, aga samal ajal just selle rääkimise käigus võiks jõuda lahenduseni. Aga kuna sa ei saa sellest rääkima hakata, sest sul pole lahendust, siis sa ei saa ka hakata astuma esimest sammu lahenduse suunas. Nii et meie mõte oli samuti see, et me kindlasti tahaksime seda kriitikat nagu teha siiski tugevalt ja mitte muretseda selle pärast, et meil ei ole kohe lahendust. Ja ma arvan, et see on kogu selle nii-öelda projekti üks nagu olulisi asju, mille juurde ma tulen veel tagasi. Mul on mõned märkmed telefonis, mitte ma ei saada SMS-e vahepeal. Et lisaks, nüüd kui võib tunduda, et see projekt oli kuidagi nagu toodud poliitikute kriitiline, vaatate filmi, võib-olla mõni teist on juba näinud seda filmi, võib-olla vaatate täna, siis kui te ainult niimoodi vaatate, siis äkki te vaatate millestki mööda. Vaadake seda filmi ka kui meie kõigi kriitilist filmi. Vaadake ka seda kui NO-teatri kriitilist, vaadake seda kui valija kriitilist filmi. Sest et ei saa olla niimoodi, et poliitikud on kuskilt tulnud mingisuguste helikopteritega toodud ja maandunud siia meie sekka. Siis üks asi, mis mind on juba enne seda etendust, enne seda üritust tõsiselt mõtlema pannud, on muutuste teema. Et millest see tuleb, et inimesed usuvad seda, et nad võivad oma lapse panna kooli ja seda kooli valides, nad valivad sellele lapsele mingisuguse teatud tuleviku. Või inimesed, ma ei tea, valivad automarki ja mõtlevad, et see on turvalisem, sellega ma tagan endale turvalisema, ma ei tea, reisi. Nad usuvad, et neil on võimalus mõjutada iseenda tulevikku, aga kohe, kui jutt läheb ühiskonna teemade peale, siis on hästi paljud inimesed, kes ütlevad, et ei no jah, seal ei ole ju midagi nagu muutumas ja ühesõnaga tulevad välja sellise jutuga, et ühiskondlikud muutused on võimatud. Ja mulle tundub, et see on vahel selline mugavuse teema, sellepärast, et kui sa tunnistaksid endale, et ühiskondlikud muutused on võimalikud, siis sa tõenäoliselt leiaksid ennast sellest olukorrast, kus sa pead hakkama midagi tegema võib-olla.
ja see on selline olukord, mis tekitab võib-olla ärevust. Nagu Kierkegaardil oli seesama ärevuse kontseptsioon, et kui sa oled kuskil mingisuguse mäe serva peal, siis sa tegelikult natuke kardad ka seda, et sul on tegelikult vabadus sealt alla hüpata. Ja sa kardad, äkki sul tuleb peale mingi impulss, et äkki sa hüpatki. Ja seesama võimaluse olemasolu, et äkki ma peakski midagi tegema. Seesama võimaluse olemasolu ei pruugi alati olla meeldiv tunne. Muidugi on mugavam osta see auto ära ja istuda seal roolis ja mõelda, et ega mul vist ei ole mõtet sinna välja minna kuskile, ma ei tea, meelt avaldama või midagi, aga et kuna muutus on võimatu, siis mul ei ole kindlasti vaja ka seda teha ja siis sõidad rahulikult edasi, et kõik on väga tore. Ja seesama muutuste teooria teine külg on see, et ma ise olen hästi pikalt töötanud konsultandina, ma olen andnud nõu kommunikatsiooni alal, ma olen töötanud 8 aastat Eesti valitsuse jaoks, siis ma olen juhtinud 5 aastat Eesti ühte suuremat suhtekorraldusfirmat. Ja ma ei ole kunagi näinud ühtegi muutust, mis oleks toimunud kohe mingisuguse tohutu pauguga. See on minu jaoks nagu samas hästi imelik, et inimesed justkui ootavad muutustelt seda, et nad tuleks pauguga. Kunagi me viisime läbi koos Praxisega innovatsiooniuuringu, kus me uurisime, mida inimesed üldse arvavad sõnast innovatsioon. Tuli välja, et enamus inimesi arvas niimoodi, et innovatsioon on mingi asi, mis nagu sõna jälle õis, et sa lähed kuskile otsima, siis mingisuguse ime läbi sellest raksust rikkaks. Samal ajal, kui rääkida teadlastega, siis nemad ütlevad, et innovatsioon on inkrementaalne, samm-sammuline. See toimub pika aja jooksul ja siis lõpuks see, mis sa näed, on see läbimurre. Aga see läbimurre on ainult siis võimalik, kui sa oled enne ette valmistanud selleks. Sama on erinevate poliitiliste liikumistega, et ma ei ole seda lõpuni lugenud, aga lihtsalt sellel teemal ma olen seda mõnevõrra lugenud. On üks raamat, mille nimi on It was like a fever. Ja seal on uuritud ka seda, kuidas inimesed tajuvad hiljem muutusi ja kuidas need muutused tegelikult siis nagu liiguvad. Ja seal on uuritud ka mustanahaliste õiguste liikumist USA-s. Seal on uuritud, kuidas toimus need sit-inid, et ühel hetkel inimesed hakkasid istuma, mustanahalised hakkasid istuma valgete inimeste tsoonides, kohvikutes või bussides. Et see tagantjärele tundub, et see lihtsalt juhtus. Tegelikult see muidugi ei ole tõsi, sellele eelnes väga palju samm-sammulisi arenguid. Peale selle seal oli mingisugune hästi tugev korraldus, organisatsioonid olid seal taga. Sama sufražettide liikumistega, naisõiguslusega, need asjad, mis mingil hetkel tundub, et läbimurre saadi kuskil, ma ei tea, valimisõigus naistele või nii edasi, see ei toimunud korraga, see toimus hästi pikkade aja jooksul. Samal ajal on inimesed, kes ootavad seda nagu pauku, nagu ka just nimelt muutuste jaoks. Ja samal ajal nad ei märka, et nende ümber nagunii elu kogu aeg muutub. Nii et see on ka võib-olla üks asi, mille ma tahaksin teile mõttena selle filmi jaoks kaasa anda. See film oli juba ära, teil 3 täna. See oli täna ära, selge, siis võib-olla saame natuke lihtsamalt rääkida sellest, mis seal oli. Ma mõtlesin, et see tuleb kell 7 täna, aga see teeb asja lihtsamaks isegi mõnevõrra. Me saamegi siis arutada, et kas see kõik nagu välja paistis ja niimoodi. Siis te nägite seal filmis näidati hästi palju neid reklaame. See oli nagu muidugi üks selline hästi keskne teema, et kõigepealt meil ei olnud üldse raha. Et mina tegin ja paljud inimesed tegid seal tööd vabatahtlikult, praktiliselt ma arvan, see asi võikski nimetada vabatahtlike projektiks, aga siiski oli vaja natukene raha ja üks asi, kuhu raha oli tarvis, oli reklaamidesse. Nüüd on seal õnnestunud visuaal, eks ju see, et Tallinnas on seal Stockmanni ees on terve rida reklaame, mis niimoodi, et nagu vaatad, siis tundub, et kogu Eesti on neid reklaame täis. Tegelikult meil õnnestus saada odava hinna eest lihtsalt need postid seal. Ja mis juhtus oli see, et millegipärast meedia, või isegi mitte millegipärast täitsa arusaadaval põhjusel kogu aeg filmis neid poste. Ja need olid alati aktuaalses kaameras, need olid TV3-s ja nii edasi. Ja nüüd jätsid tõesti mulje, et igal pool on reklaamid. Pluss siis see suur Hansapanga vastas olev plagu. Pangad peavad võtma vastutused ebaõiglaste laenude eest. Teine huvitav aspekt oli seal see, et ma olen kunagi varem sattunud mõnede erakondade nii-öelda valimistiimide juurde. Ma ei ole küll kuulunud ühtegi erakonda, aga on kutsutud, et tule vaata, mis sulle tundub. Ja siis ma olen nagu näinud, et see on hästi vaevaline, kuidas sõnumeid välja mõeldakse. Siis ma võin öelda, et ühtse Eesti puhul sellist asja ei olnud, midagi on vaevalist. Et see asi lihtsalt
toimus väga kergesti, kuna need inimesed olid lihtsalt nii andekad. Et Tiit ja Ene-Liis sokerdasid õhtul koju minnes mingisugune kaustiku lehele 7 ideed ja need 7 ideed olid kohe väga head. Ja siis nad viisid need ka ellu, need olid need telereklaamid, mida te olete näinud ilmselt. Ja see tekitas omakorda tunde, mis on ka seal filmis näha, et kes neid rahastab. Ja nüüd me jõuamegi selle juurde, kuidas meie kogu see kampaania oli üles ehitatud. Et selleks, et hoida üleval pingeid nii-öelda, selleks, et hoida üleval seda salapära, hoida nii-öelda poliitilised jõud mõtlemas, et kas tõesti on tulemas uus erakond, hoida avalikkuse tähelepanu, selleks me pidime looma pingeid. Ja teiseks neid pingeid me lõime alati niimoodi, et me teadaolevalt oli keegi teine Eesti poliitikas seda juba kasutanud. Ehk siis kõik need trikid ja nipid ja kogu see demagoogia ja populism, mis üldse Eesti filmis on, see on kõik, me oleme nagu kas seda teadnud või me oleme välja uurinud, et see asi on ühel või teisel kujul Eestis varem kasutusel olnud. Et ükski asi pole uus tegelikult. Ja nii oli ka see, et me siis isegi nagu kasutasime seda ära, et kes meid rahastab, et siis me lasime mingisugustel ärimeestel nagu ajada nagu segast juttu natukene, nagu te nägite seal filmis ka Eldur Meerits ja Tiit Pruuli ajad täieliku soga suust välja selle ajakirjanikele. Mõte oligi jätta siuke hägune mulje. Ja selle häguse mulje üks algallikaid oli ka see, mis korraks filmist läbi jookseb, kus mina hoian ühte kraani pilti, kus on kuum ja külm. Külm on siis nii-öelda teater ja kuum on poliitika. Ja see põhineb lihtsalt ühel väga lihtsalt nii-öelda kõige primitiivsemal ideel populismist. Ehk siis populisti lase ennast raamistada. Kohe, kui sind hakatakse nimetama mingisuguseks institutsiooniks, siis sa oled selle institutsiooni esindaja. Kui sa suudad seda vältida, siis sa võid esineda rahva esindajana. Ja meie eesmärk oli vältida seda, et meid kinnistataks teatriks, aga meie eesmärk oli vältida ka seda, et arvataks, me oleme poliitikud. Me tahtsime jätta määramatuse. Nii et kohe, kui me nägime, et avalikkuses hakkas liikvele minema mingisugune jutt, et nad ikkagi teevad selle erakonna ja see jutt läks liiga tugevaks, siis me tõmbasime kohe maha, mis mõttes, et me oleme teater. Ja see isegi nägi veel taktikaliselt niimoodi välja, et kui Max Kaur, Keskerakonna netikommentaator, ründas meid sellega, et kes neid ikkagi rahastab, siis me tegime hästi pika põhjaliku pressiteate. See oli nüüd see poliitika kraan, mida tema seal avas ka meie suunas nii-öelda või tekkis nagu poliitilise info. Siis meie tegime hästi põhjaliku pressiteate, kus me tutvustasime poliitikule sellist kontseptsiooni nagu pilet. Ja nii-öelda mõnitasime täiega. Pilet on selline asi, mis ostetakse etendusele ja me saame sealt nagu, sealt see meie raha ju tulebki. Ja samal ajal, kui hakati jälle liiga teatriks panema, siis ütlesime kohe, et ega see ei ole üldse välistatud, et seal luuakse ka erakond. Et see sünnib seal koha peal. Siis Ene-Liis oli minu hinnangul üks väga hea meediaesineja on Ene-Liis Semper, et ta on kõige parem kogu sellest seltskonnast seal, võib-olla parem näiteks ka kui mina ja parem kui paljud teised. Et tema kasutaski seda konstruktsiooni mitmeid intervjuusid andes, et me mõtlesime välja hästi palju selliseid populistlikke demagoogilisi lauseid. Näiteks üks oli see, et ega teatris on ikka nii, et enne etenduse lõppu ju ära ei räägita, mis saab. Ehk siis sellega me hoidsime ka üleval, me tegelikult ei öelnud, mis saab, vaid me ütlesime, et seal koha peal näeme, mis saab. Sellest sõltuvalt on muidugi ka üks teine probleem, et kogu see nii-öelda teater jättis mulje, et ta läheb poliitikasse paljudele. Ja kui ta seda muljet jättis, siis see oli tegelikult aga õhukesel jääl, sest et ega kui sa ei ole tegelikult poliitik, ega sa ei saa minna arvamussaatesse ja hakata kohe poliitikutega väitlema. Sest paraku on tegelikult, mitte paraku, ma arvan, et see on hea asi, poliitikud on tegelikult targemad oma erialal. Nad teavad kõiki neid valdkondi, üks teab ühte, teine teist valdkond, et sa jääksid kohe jänni, kui sa satud mingisugusesse intervjuusse, kus näiteks sinu vastas on poliitik. Nii et meie üks probleem oli ka see, et kuidas hoida meediakajastust üleval, aga samal ajal mitte liiga palju lükata neid nii-öelda näitlejaid vastamisi poliitikutega, sest see läbikukkumine võib olla väga suur. Tegelikult me ise teadsime, et nad ei ole poliitikud ja nad ei tahtnudki seda olla ja nii edasi. Ja seega siis oligi Tiit ja Ene-Liis need põhilised, kes käisid saadetes igal pool ja kuidagi nagu meil vedas ka
ma pean ütlema, et suhtekorralduses on tagantjärgi alati rääkida nagu sellest väga tore, kuidas asjad läksid hästi, aga üldiselt täiesti kindlalt võin väita, et alati on ka õnnel oma roll ja meil lihtsalt vedas. Ja teine asi peale vedamise oli see, et paljud ajakirjanikud, kellega me tegime neid intervjuusid, mängisid tegelikult meiega kokku. Võin öelda, et Lauri Hussar ERR-ist teadis tegelikult, usaldas meid, et me ei valetanud talle, teadis, et tuleb tegelikult selline etendus, Anvar Samost teadis, mitmed inimesed teadsid. Nii et tegelikult ajakirjanike seas olid meil nagu liitlased. Isegi lõpuks ma vaatan, et see Marko Reikop seal filmis on ka paar lõiku vist, kus ta teeb seda intervjuud ja kus ta ka kütab tegelikult üles seda asja. Et tegelikult, et ta mängib sellele, et ta ka teab, et ei tule erakonda ja sellega ta mängib meiega tegelikult kaasa. Ja see on ootamatu olukord, see ei ole väga tavaline olukord. Ja kui te nüüd mõtlete, et mõni poliitiline jõud saaks tegelikult sellist asja teha, siis ei saa. Meie tugevus oli mõnes mõttes see, et me olime selgelt, saime aru, et me ei lähe poliitikasse. Eks see võimaldas meil olla vaba, võimaldas mõnede liitlastega niimoodi rääkida, et nad tulid kaasa. Ja ma arvan, et ega Allar Jõks ei oleks ka tulnud nii-öelda sinna, kui ta ei oleks usaldanud, et see asi ikkagi on enam-vähem kontrolli all. Sellel asjal, mida me siis hakkasime tegema, oli ka mõjutusi. Näiteks Saksamaal üks noorem põlvkonna lavastaja, kes kahjuks suri vähki hiljuti, Christoph Schlingensief, tema oli teinud sellise projekti nagu Vali ise ennast, kus inimesed võisid nii-öelda käis plakatitega ringi, et mina valin ennast. Ja selle üks komponent vist või üks tema showdest oli selline, et ta tahtis viia 1000 töötud ühte järve, mis oli Helmut Kooli suvila kõrval eesmärgiga, et see järv hakkaks üle kallasta ja uputaks Helmut Kooli suvila. Ja mingid inimesed isegi läksid sinna seisma, aga see muidugi ei juhtunud, aga selle projektil oli pigem selline kunstiline väärtus. Et loomulikult see asi nii-öelda teha mingit hullu ja siis proovida poliitikasse minna on ka paljudes teistes riikides olnud, et kloun Grillo on mingi viimaste aegade näide Itaaliast, siis Reykjaviki linnapea, Leedus on keegi saatejuht Valinskas, kes läks niimoodi oma erakonnaga poliitikasse, et ta tegid vist mingid paljaste tagumikkega endast pildid ja ütles, et erinevad teistest erakondadest me näitame teile tagumikku enne valimisi. Ja mingid sellised populistlikud asjad, aga nad läksid poliitikasse päriselt ja nad tänaseks on täiesti iseenda karikatuur või mandunud selles mõttes. Et me olime nagu näinud, aga päris ja võtsime sellest Schlingensiifi nagu energiat eeskujuks, oli kõik Tiidu Enelisi, nende nagu nii-öelda professionaalsus ja nende teadmised ja kogemused. Aga samas me ei tahtnud teha lõpuks seda, mida mõned on teinud minnes poliitikasse. Oluline on see, et saime tõesti selle meediamasina värgi käima. See on uskumatu. 6 nädalat, et see peab olema mingi suur asi, et see saab 6 nädalat ikka kogu aeg. Meil oli ikkagi praktiliselt iga päev mingeid kajastusi. Ja siis, kui see kajastus saaks ära kukkuma, siis me plätserdasime oma plakatit kokku. Ja korraks tundus, et nad ei võta seda kinni, ajakirjanikud ei võta sellest kinni. Et need, kes meiega nii-öelda kokku mängisid, nad nii kaugele loomulikult, see oleks nõme olnud nende poolt ka, et niimoodi hakata kokku mängima. Aga siis tuli Priit Pullerits ja ta oli niivõrd, ta tahtis niivõrd meie käest teada seda, et kas me ikka ise tegime seda ja me kogu aeg saatsime talle. Tegelikult see oli natuke naljakas, ma näen, et naersed saatsid talle mingid täiesti nagu segaseid meile vastu ja siis ta lõpuks tahtis seda intervjuud teha. Ja siin selles intervjuus on üks lõik minu jaoks hästi oluline, see, kus Priit Pullerits on seal siis nii-öelda Ene-Liis Tiiduga, see on natuke pikk lõik. Ja selle lõigu lõpus Ene-Liis küsib Priit Pulleritsu käest, et keda te esindate. Ja siis Priit Pullerits ütleb Postimehe ärihuvisid, siis ütleb jaa, Postimehe lugejaid ja siis turtsatab. Et see on, kui me nüüd võtame seda nagu meediakriitilist poolt, siis see on nagu hästi selline kui nagu ühes väikses stseenis on midagi huvitavat, mille peale mõelda, siis see on see koht seal kindlasti, mis ei olnud nagu otseselt, ütleme, me tegime selle intervjuu selgelt selliselt, et me tahtsime selle intervjuu täiesti tuksi keerata. Tahtsime, et filmime seda ise, teeme seda näitemängu nagu tagurpidi.
ja nii edasi, aga võib-olla selle intervjuu üks pluss oli see, et kui te selle üles otsiksite, et see tegelikult on sügavalt hea intervjuu ootamatult. Et see, mida Priit Pullerits tegelikult tegi, olgugi, et ta sai aru, milles on probleem Postimehe ärihuvide ja Postimehe lugejate vahelises balansis, et see oli tol ajal liialt ärihuvide suunas. See oli nagu räigelt ärihuvide suunas. Et see balanss oli, seda ei olnud nagu. Aga see, mis ta tegi, see oli hea intervjuu. Nii et võib-olla kõige selle ürituse lõpus oli veel naljakas lugeda Priit Pulleritsu märkust, väga kibestunud märkust ja ikkagi nad ise tegid need plakatid, sotisid ära, et ta nagu ei saanud lõpuni aru, et see oli asi, mida me tahtsimegi teha, me tahtsimegi provotseerida, me tahtsimegi näidata meetodeid, mida tegelikult poliitikas tehakse ja hiljem selle nagu täiesti selgelt paljastada, mida me tegime nii valimiskoolides, mida me tegime ka pärast, kui oli see lõpetamise pressikonverents, me tunnistasime kõik need asjad ausalt üles. Aga selle käigus, kui me kõiki neid asju tegime, siis juhtus üks probleemne asi ja siiamaani on see minu jaoks üks väga huvitav elukogemus. Me istusime Tiidu ja Ene-Liisiga maas, põhiliselt vist Ene-Liisiga isegi ja muudkui aga mõtlesime välja neid küsimusi, mis võiks tulla intervjuudes ja muudkui aga mõtlesime neile demagoogilisi vastuseid. Ja lõpuks need tõid väga hästi välja kõik see sama, mis ma enne rääkisin, sujuvalt. Ja siis ühel õhtul sõpradega koos olles üks sõber ütles mulle, et kuule, sa mõjud juba nagu ise nagu mingi poliitik. Ja siis ma sain aru, et kui sa nagu lähed poliitikasse ja sa üritad olla selline nagu lahe demagoogia ja nii edasi, et minna nagu nende demagoogia vastu demagoogiaga, siis sa muutudki ise demagoogiks. Et sa ei saa minna demagoogia vastu demagoogiaga ja ise mitte olla demagoog. Ja see tunne järjest süvenes, et ühel hetkel tegelikult, kui see projekt oleks kestnud 10 kuud, siis ma arvan, et inimestel oleks närvid üles öelnud. Neid tekkis nii suuri, seal on, noos on ka hästi tundliku sellise väga hea tajuga inimesi. Ja tekkis nagu tõsiseid sisemisi konflikte nii-öelda sellega, et sa oled nagu, sa saad ise aru, et sa muutud käigus ja nemad soovisid teha mingi tohutu detox-laagri pärast seda etendust. Vist ei olnud aega seda sel ajal teha, et mingis vormis see kindlasti toimus, aga et saaks nagu lahti kõigest sellest, nii-öelda vabaneda sellest. Ja sellega veel kaasnes üks teine asi. Ma tean näiteks, et poliitikute seas ongi nii, et kui sa oled näiteks 10 aastat olnud sellises pingelises olukorras, kogu aeg mõtled, mida see Savisaar seal skeemitab, et kust ta nüüd jälle tuleb. Et siis ühel hetkel sa oledki täpselt see sama, selle skeemi teine ots nii-öelda, mis on tegelikult sama ots. Ja ma olen näinud ka, kuidas poliitikas isegi on niisugune asi, et kui üks ettevõte tahtis endale logo võtta, siis nõukogus oli mitu poliitikut, kes mingi uue logo ütles, et seda ei saa selle pärast võtta, et see on sama värv, mis ühe erakonna nii-öelda valimisloosungitel. Ja professionaalse mõttes on see küllaltki nonsense, esiteks ei olnud sama värv päriselt. Aga et isegi kui oleks, ei käi niimoodi. Aga et see nagu vaateväli, kui sa oled hästi pikalt poliitikas, võib tõesti minna kitsaks. Ja see on see põhjus, miks võib-olla selline ainult professionaalne poliitika ilma sisendita kõik 4 aastat ilma erilised, laske meil valitseda, et miks see ongi halb, sa lähedki selleks, kui sul ei ole tagasisidet kuskilt, siis kui sul ei ole nagu sidet nii-öelda valijatega nagu ka vahepealsel ajal, kui sul ei ole sidet kultuuriinimeste või teadlaste või ma ei tea, muusikutega, ja siis sa jäädki sellesse oma torusse ja sinu isiksus nii-öelda kursib nagu selles suunas ja sa mängid neid mänge järjest kõrgemal tasemel, järjest ägedamalt, võib-olla ise järjest rohkem õnnelik, et näe, kus nüüd õnnestus mingisugune kaval asi ära teha, aga sellel pole enam väga suurt seost igapäevase eluga. Nii et tekkis see ja teine asi tekkis hirm ja paranoia. Sa arvasin, et minul oli muidugi ükskõik, siis ma teadsin, et ma tunnen hästi palju inimesi kapos ja ma arvasin, et nad ei ole nagu mingisugused halvad inimesed, aga oli inimesi, kes täiesti arvasid, et kapo kuulab neid pealt. Siis oli Tiit on rääkinud, et nad hakkasid koju minema ükskord ja siis nad nägid, mingisugune inimene oli nende prepikojas. Nad ei julgenud minna sisse, sest et kujutage ette see suurkogu, see on 7200 inimest oli seal lõpuks. Saad seda teha ainult ühe korra. Mitte midagi muud ei ole võimalik. Ühe korra teed, teine kordusetendus on võimatu, sest et see kogu see pinge ja puent ja kõik see, mis seal sees oli, seda ei saa kunagi korrata. Ja need lihtsalt kartsid. Ja need kutsusid politsei ja oli mingi tavaline mingisugune tüüp. Ei olnud mingit probleemi.
ja mina näiteks kaartsin tohutult seda, et eriti kui ma ka mõtlesin, et seal ei olnud lõpuks mingisugust erilist turvat ja kõik sellised asjad. Siis kardeti tohutult neid riske, et järsku läheb näiteks elekter ära, mis ka juhtus. Või et ma ei tea, Tiidu tervisega juhtub midagi, mida te filmist nägite, mis ka juhtus, eks ju. Et selles mõttes selle asja nagu ühekordsus, selle asja mastaap, see hakkas nagu ka survestama päris palju. Mistõttu ma jälle arvan, et inimestel oli ikkagi väga suur pinge ja väga suur pingelangus, kui see asi nagu läbi sai. Ja nüüd veel sellest nii-öelda suurkogust paar sõna, et ega selle lõpp ei olnud veel selge, ma arvan, nädal enne. Praegu on hea rääkida, et see oli kõik võib-olla tohutult hästi planeeritud, aga see ikkagi viimasel hetkel kõik see, kuidas nagu see Tiit seal selle lõpu välja käis, see oli, ma ei tea, kelle välja mõeldud, see oli ilmselt see Veero ja Tiit ja Ene-Liis koos mõtlesid seda, et selle etenduse nii-öelda nende nüanssidega mina väga palju ei tegelenud. Aga et kui see etendus läbi sai, siis ma sain aru, et see oligi ainuvõimalik lahendus. Kui me oleksime läinud poliitikasse, me oleks muutunud oma enda karikatuurideks. Me oleks muutunud nendeks, kes tegelikult lihtsalt lähevad ja ütlevad, et sa peadki olema poliitikas, et sa ei saa maailma muuta teisiti. Ja teiseks mulle meeldib, et see asi jäi nagu natuke lahtiseks, mis alati lõpus nagu tähendab seda, et sa pead ise natuke edasi mõtlema. Ja nüüd, kuna teil on, ma mõtlesin, et teil ei ole film nähtud, kuna teil on film nähtud, nüüd saab nagu sellest paremini rääkida, siis ma ei riku midagi ära. Aga et oli inimesi, kes pärast Ühtset Eestit korduvalt küsisid, et kas muutis midagi, see oli see, mida Tiit ka seal filmis mainis. Mingil hetkel see mind tõsiselt ärritas, sellepärast, et ma tahtsin öelda, et jälle see sama muutuste teooria, millest ma enne rääkisin, et asi on väikestes asjades. Tegelikult on võimatu teha midagi, mis üldse midagi ei muuda, ma ei tea, mis see olla saab. Iga asi, mis sa teed, see midagi ta ikka muudab. Küsimus on lihtsalt selles, et kui sa teed võib-olla 7200 inimesega seda midagi, ta on lihtsalt nõksu rohkem. Et see on nagu selle asja idee. Ja siis tegelikult lõpuks ma hakkasin ise kahtlema, et võib-olla see tõesti oli kõik mõttetu. Kuigi ühe asja mina olen sealt võitnud koheselt, et minu tuju pärast seda on kogu aeg olnud keskmiselt kõrgem kui enne seda. Ja selle põhjuseks on see, et sa tunned, et sa oled midagi teinud, sa tunned, et sa oled välja öelnud, mis sa arvad, ja tunned, et sa oled osalenud. Ja see osalemise tunne on asi, mida ei ole võimalik inimestele rääkida enne, kui nad ei ole proovinud osaleda. Et see on, ma tean seda firma juhtimise ajast ka, et kui inimesed ei teinud vabatahtlikku tööd või tegid hästi väikese raha eest näiteks tööd või ei osalenud milleski, et ega neile oligi võimatu rääkida, mida see siis tähendab. Ja meie nagu saime selle tunde sealt, ma arvan, kõik päris kõvasti kätte. Ja siis tuli tükk aega vaikust ja tõesti hakkas tekkima tunne, et midagi võib-olla ei olegi. Aga eelmine aasta minu meelest need väikesed seosed nagu jätkusid. Et kindlasti ei saa öelda, et Ühtne Eesti tõi meile mingisuguse konkreetse sündmuse 2012. Samal ajal saab kindlasti öelda seda, mida Elver Loho on maininud, et interneti kogukond sai inspiratsiooni tekkeks Ühtse Eesti DVD vaatamisest. Tähmalt ta on nii öelnud, ma ei tea. Silver Meikar on öelnud ja kirjutanud lausa, et valimiskoolide vaatamine pani teda mõtlema, et tegelikult me kõik teame, milles asi on ja see asi tuleks nagu lõpuks selgeks rääkida. See, et seda küll selgeks ei räägitud lõpuni, võib olla probleem, aga see ei tähenda, et muutused oleks üldse olemata. Ja minu jaoks on see nagu väga tähtis. Aga siiski on jätkuvalt inimesi, kes näiteks ka pärast selle filmi vaatamist üks inimene kuskile kirjutas Facebooki, et ikka nii kurb on vaadata, et mitte midagi pole muutunud. Aga mis asi see pidi siis muutuma? Kas siis kui üks etendus nagu pidigi korda tegema või mingi kamp hulle pidi nagu selle asja ära lahendama, mis on nagu natuke lahendamata või? Et see lihtsalt ei käi nii. Ja mulle tundub, et see on muidugi ka hea diskussiooni teema, et kas midagi muutus. Et ma arvan, et kui see jääb umbes nii, et aga siis muutub, kui ma ei tea, Noo ja mingid tüübid teevad veel mingi laheda asja. Et see ei ole ka jälle tõsi. Et kui te olete näinud ühte vana komöödiafilmi, mille nimi on Brian's Life,
sest seal on üks stseen, kus Brian läheb rõdule ja seal inimesed peavad teda messiaks ja ta tahab neile öelda, et ärge nüüd pidage messiaks, et you are all individuals. Te olete kõik indiviidid ja inimesed ei kuula. Või siis ühel hetkel ta hüüab seda uuesti ja siis inimesed ütlevad yes, we are all individuals nagu zombid. Ja nad ei saa aru sellest ja siis üks ütleb I'm not. Mis iroonilisel kujul tähendab seda, et tema tegelikult hetkel on. Aga võt see sama tunne on aeg-ajalt ka selle asja ümber, aga mis loomulikult ei tähenda, et ei võikski nüüd arvata, et selle mõju oli madal. Ma lihtsalt tahan öelda, et ükskõik mis see mõju oli, ta võis olla madal, ta võis olla suur, aga kindlasti on minu meelest utoopiline oodata nagu mingisuguseid mürtsuga mõjusid. Vaid et mõju on see, mida me iga päev ise natukene kas teistmoodi teeme või oskame midagi välja lugeda teistmoodi või lihtsalt millelgi on natuke teistsugune tähendus ja see ongi asi, mille üle ma ise olen kõige õnnelikum, et mulle tundub, et see natuke siiski on olemas. Ja on maailmas palju üritatud teha neid nii-öelda, et lähme lõpuni, teeme seda pauku, umbes ajame inimesed hulluks, et ma ei tea, kas Eesti inimene läheks nagu väga hulluks, aga see tundus meile niivõrd vale ja vastutustundetu, kui me kuulsime, et piletid olid esimese 3 päevaga välja müüdud ja mingid pensionärid hakkasid bussidega tulema juba kuskilt. Tundus, et see ei viiks meid kuhugi lähemale. Me teeks täpselt seda sama asja, mida me tegelikult ise vihkame. Ja selles mõttes lõpetuseks, et ma arvan, et mis see seltskond tegi ja kuidas ta seda tegi, et ega mist nagu teisiti ei teeks ühtegi asja täna ja et see film ka valmis sai, et see oli 100 tundi materjali, mida Tiit ja Ene-Liis ei julgenud vist vaadata esimene aasta aega. Lihtsalt neil oli nii üle pea see, et ei tahtnud nähagi seda. Hea, et see nüüd olemas on, et siis saab igaüks veel seda edasi mõelda, mis ma ka praegu rääkisin. Aga see oligi see, mis ma täna tahtsin rääkida. Aitäh! Küsida küsimusi. Jah, ma olen hästi tagasi ka, et kuidagi iga hulluid küsimusi. Hakkan mina teilt küsima. Võiks võib-olla teha sellise kommentaari, et ma nägin ka just seda filmi. Et selles filmis ka ei puudunud selline siiruse taotlus või meie oleme puhtad, me ei teinud poliitikaks. Poliitika räpani meil tegelikult ei olnud, poliitikud on puhtad, rõõm selle üle. Ja ma võiks nagu küüniliselt öelda, et see nagu põlistas seda süsteemi, ütleme, et te olete nende poliitikutega kambas ja te teete inimesi tuimemaks selle süsteemi suhtes, teatri suhtes, eks ju. Me näeme, et nii see toimibki ja nii te põlistate ja kivistate süsteemi. Ja kuna meie teid praegu usaldame, eks ju, siis sa praegu ütled, et me tegime muutust ja head ja see käibki tasapisi niimoodi. No, et võib-olla te olete siiski paha. Ja ei, muideks selles mõttes on see hea küsimus, et esiteks ma oleks täiesti valmis nagu ka selliseks asjaks, et seal filmis on kohti, milles mul endal ka läheb nagu varvas natuke krõnksu. No esiteks see, et natuke niisugust heroilisust võib-olla palju, mille kohta on öeldud, et kui Noo ei oleks ise teinud seda filmi, et siis võib-olla oleks parem olnud, et oleks mingi täiesti võimalikult nagu objektiivne kõrvaltvaataja olnud. Et see on üks asi sellele vastuseks, aga teine, muidugi selle alavastus on see, et ma arvan, et kuidas see areng seal nagu käkaskaela oli, et seda filmi lihtsalt siis ei oleks. Et nad tegid, mis nad said, filmisid, mis nad said, osa asju jäi filmimata ja lõpuks siis tegid selle. Mis nüüd puudutab seda, et kas keegi on nagu lõpuni hea, et seda nagu ju koheselt soovitan olla ettevaatlik, kui ükskõik, kes seda väidab. Sellepärast, et see on ju niisuguse totalitaarse mõtlemise esimene samm, et meie oleme head, meie teame, mis on õige. Tohin, ma selles mõttes, et see oponeerin, et see ole totalitaarse mõtlemise esimene samm, vaid see on usalduse ja armastuse samm.
inimene ei tahagi mõelda, eks ju, ta tahab usaldada. Ja see on inimese poolt, aga kui sa võtad meie poolt, et meie tuleme, ütleme sulle, et me oleme nagu head ja siis sa usaldad seda. Sest inimesel on, eks ju, usaldamisvajadus ja siis neid ma saan usaldada. Ma saan vähemalt nood usaldada, kui pärast seda filmi vaatad. Ja tegelikult ta tahab kedagi oma juhti samamoodi usaldada. Aga kas see ei ole see you are all individuals teema, et tegelikult me ei taha, et meid usaldataks. Me tahame, et inimesed teeksid lihtsalt ise asju. Ja saaksidki aru, et see just see ongi, muideks see ongi see võtmeprobleem, see on see valijakriitika üks nagu nüansse, et sellest tuleb äkki kuidagi üle olla, et kui sa ootad, et ma delegeerin nii-öelda oma usalduse kogu aeg valimistel ära, aga nüüd seekord ma delegeerisin selle noole, siis ei ole ju ka midagi paremaks läinud. Sa tegelikult peaksid seda usaldust maha tõmbama, aga samas sa peaksid saama aru, et näiteks ise ma olen palju nõustanud igasuguseid kriisijuhtumeid, et alati on mingi hunnik inimesi, kes usub, et kuskil on mingi valmidus, kuskil on mingi skafandris ja helikopteritega mehed, kes tulevad alati appi. Et sa pead nagu aru saama, et neid tegelikult väga ei ole. Et sa pead, lõpuks sa pead ikkagi ise tegema oma asju ka. Ja see juures on hea, kui on olemas sotsiaalne kapital ja usaldus ka. Et hea teema ja ma ei... Miks need noomehed jätavad meile praegu nii ja mulje, sest me tunneme, nad on meie poolt, me saame neid usaldada. Aga see on halb tunne, ma arvan, et see noomeestele see ei meeldi. Noomeestele muidugi ei meeldi, aga mõtlen, et see inimene... See, kuidas see lõpuks välja kukub, on see... Ja mõnes mõttes on see, et kui ma seda probleemiga nagu ise oma sõnadega kirjeldasin, ehk siis, et inimesed ootasid nagu messiast, on ju, messianism nagu mingis mõttes väiksel kujul tekkis. Et siis see oligi nagu üks valusamaid tagasilööke ka meil endile, aga samal ajal, kui ma hakkan mõtlema, et kuidas seda siis teisiti teha, et kuidas sa nagu teed sellise asja, millel on päris suur mõju, ilma et sul ei teki samal ajal seda usaldust ja tõenäoliselt on vist võimalik, aga võib-olla tekiks siis tohutu sama suur hunnik solvumist. Ja, et ma teeks siis võib-olla praegu üleskutse kogu selle auditooriumile, et kui te praegu Danieliga räägite, temast me kõige küsiti, katsugu elus hoida kujutust, et ta on teiste pool tegelikult. Sama aegselt, eks, et kohe läheb õhtult raskeks. Ja minu pärast võiks küll nii teha, jah. Mida see ikka ajad? Ja mulle meeldib selle teema püstitus, sest et see tabab selle ühte nagu võtit nagu. Nii et mõelge, et see ma olen... siiras, mis ta räägib. Ei, kusjuures mõelge sellele, et minu elukutse on tegelikult ikkagi inimesi, kuidas öelda, manipuleerida teatud piirini. Ma olen suhtekorraldaja. Need eeskäib siirust. Nii et, aga hea küll, et kas siis kurjuse positsioonilt või huvi positsioonilt või küsige veel. Jaa. Siin oli just juttu sellest, et kuidas te seda tegite ja tundsite, et hakati muutuma järjest rohkem poliitikuteks. Et seadusteoreetika Eduard Lutvaki järgi on see, et kui vastandlikud grupid nagu kohtuvad, siis nad hakkavad üksteiselt õppima. Ehk siis muunduvad üksteiseks ajapikku. Et siin ka siis toimib nagu täpselt see sama efekt. Ma arvan, et see toimib jah, see on see, et sa muutud selleks, mida sa vihkasid, kui sa seda väga vihkad, aga põhimõtteliselt võib-olla väikese vahe veel sisse, et mitte me ei tegelikult, näiteks täna, tol hetkel ma valetaks, kui ma ütleks, ma ei vihanud poliitikut Eestis, aga täna ma ei vihka ja ma arvan, et selle üks võti on see, et sa tegelikult ei tohiks vihata nagu pimedalt, et sa peaks aru saama, et nagu ma algul rääkisin sellest valijakriitikast ka, et kui see oleks ainult poliitiku kriitika, siis oleks ju kõik hästi lihtne. Aga see ei ole, et need poliitikud on osa meist ikkagi ja kui me hakkame neid vihkama, siis ma arvan, et ei jõua kuhugi. Tegelikult vihkamist otsa, õpitakse üksteiselt. Ühesõnaga oma vastased õpitakse. Ja ma nagu laiendasin seda teemat ja mis oligi, mis sa just ütlesid, hästi sobiv on see, et me nagu mõtlesime need demagoogilised praktikad ja need poliittehnoloogid olid justkui siis need, kelle mõttes meie tahtsime nagu neid just rünnata. Ja samal ajal me loomulikult õppisime, ka mina õppisin professionaalselt igasuguseid jälkusi sealt juurde tänu sellele, mida ma tõesti ei taha kasutada, aga ma nägin, kuidas need nagu reaalselt toimivad. Ka see praktika, et sa näed, et sa teed mingisugust asja ja see tegelikult töötab ja siis sa oled vihane selle peale, et see töötas. Ja samal ajal, et see täiesti õnnelik, sest on seda etenduse jaoks vaja.
et selline oli ka see olukord, jah. Kas lõpus oli see hääletus, kas see hääletus oli päris fake või see oli... Ei, see ei olnud, tähendab tehniliselt ma ei tea, kuidas see post seal hüppas, et kas see hüppas päris häälte järgi, ma kahtlustan, et vist mitte. Et võib-olla ta oli päris fake. Ma pean üle küsima, aga minu meelest neil see süsteem ikkagi nende päris häälte järgi oleks võib-olla liiga keeruline olnud. Aga noh, pärast need pressikonverentsil ütlesid õige tulemuse. See oli niimoodi, et ma arvan, et Allar Jõks võitis umbes 67%-ga. Tähendab 67% hääli sai tema. Ja see oli muidugi ikka veel inimesed jätkuvalt usuvad, et midagi saab nagu muuta, nagu terve etenduse aega neile seletatud, et noh, kogu aeg me teeme teiega nagu manipuleerime. Veel, midagi pani teid kindlasti selles filmis mõtlema, midagi võib-olla ei meeldinud näiteks või midagi. Filmis oli see kohta, kus tiitlutas otse Pulleritsule, et me ei teinud seda sodimist, aga ometi siis... Ta ei öelnud seda otse. Ta oli hästi nõme konstruktsioon, mis oli nagu nimelt mõeldud, et me võime teile täna kinnitada, et selle sodimise idee algatajad ei olnud meiega seotud inimesed. Mõtled selle lause peale praegu, saad aru, et see on täielik jama, noh. Ja selle taga oli muidugi see, et selle idee algataja nii-öelda võib-olla kaudselt oli siis Agu Udelepp, kes oli, ma ei tea, kas ta oli pidanud neile mingi loengu või tema on see mingi Eesti propaganda uurija nii-öelda. Ja kes oli seda siis nimetanud sellist asja, et oma plakateid saab ära sodida. Ja minul oli see ka meeles Straanik 666 ajast, kus kesknoored siis nagu tegid sellise graffiti üle Tallinn. Ja seega, noh, võis jah öelda, et Agu Udelepp ei olnud meiega seotud inimene või mida iganes. Aga see oli hästi rasane rahvussümboolika asi, et mis nagu muutuseks või lugeda on see, et peale seda keegi enam väga ei lepita teda. Ma arvan, see on kindlasti nagu... Ma võin öelda seda, et kohe järgmised valimised olid ju 2010 ja siis ma jälgisin muidugi hästi valuliselt, et mis toimub ja see võis olla, et erakondadel oli vähem raha tol hetkel. Aga igal juhul on ka see tõsi, et näiteks mingisuguseid debatte ja mingeid ümarlaudu ja neid toimus kohe palju rohkem. Ja selle põhjus on mitte ainult see, et erakonnad neid nagu tegid, vaid oli see, et nad läksid kohale. Ja teine asi oli, et tõesti nendel valimistel oli see nii-öelda selline lausturunduse nivoo oli madalam kindlasti. Et võtta nüüd kinni, kumb see täpselt oli suuremas osas, kas raha puudus või siis et tundus tollel hetkel nõme. Aga samas ütleks, et täna on siiski üsna palju sellest ka tagasi, et kes nagu vaatas seda uudist Reformierakonna uhke pidu oli mingisugune asi, kus oli ikkagi mega show, noh, mis ei jäänud tegelikult tehniliselt vist eriti alla sellele, mis Ühtne Eesti tegi. Et selles mõttes, et ta loomulikult aja jooksul tuleb tagasi, et noh, jällegi kui hakata mõtlema, et noh, Ühtne Eesti tegi show ja nüüd pärast 20 aastat Eestis kõik mäletavad seda, on ikkagi väga naiivne, et see mõju võib ajas minu meelest hajuda. Võib-olla see film natuke jälle toob midagi meelde tagasi. Aga no samas, kui isegi mingi hulk inimesi suudab tänu sellele mälestusel paremini ikkagi lugeda välja midagi, et siis võib-olla see võib natuke kauemaks jääda. Televisioonis ka näidatakse? Filmi? Ma ei tea, aga mul kuskilt nagu kukla tagant tuleb meelde, et keegi mainis, et see tuleb televisiooni. Ma arvan, et teater tahab ikkagi natukene ka raha teenida, et neil oli kahjum 800 000 Eesti krooni sellest etendusest. Ja et näidatakse võib-olla natukene siis seda filmi ja siis millalgi juba tuleb tõesti Enne valimisi sulle? Ma ei tea. Enne kohalikud asju? Peab uurima, et oleks tore küll, jah. Siin on nüüd kaks asja, nagu rahvas õppis natukene lugema, vedade vahelt või niimoodi aru saama manipulatsioone. Aga kas poliitikud on ka õppinud? Nähes praktiliselt, kuidas üks manipulatsioon käib? No nad teavad seda, ja ma olen tegelikult, ma toon ühe väikse näite, seal filmis on see, kus saal läheb pooleks, noh mitte pooleks, aga 2/3 läheb lavale, 1/3 jääb istuma.
ja see tähendab seda, et tegelikult see on hästi kaval asi, et see tõesti polariseerimine, igasuguse seltskonna polariseerimine tähendab seda, et see, kes polariseerib, see võib näiteks pool sellest seltskonnast saada enda valijateks. See on selline arusaam, mis täna on ka poliitikas täiesti praktiliselt olemas. Sest ma olin ühe Eesti tegevpoliitikuga kogemata kombel Poolas samal konverentsil. Ja siis tema rääkis ühes poliitikute paneelis, et see on see, kuidas tegelikult poliitika käib. Et sa ajad inimesed nagu tülli natuke ja siis ühe poole saad endale. Ja ta rääkis seda muu asja käigus. Aga et see on nagu tavateadmine näiteks. Ja jällegi ma tahan juhtida tähelepanu sellele, et ei ole mõtet seda nagu vihkama hakata, et nüüd tõesti nad on nagu tõsiselt nagu värdjad, vaid sellele, et tõesti see on ka üks selline lihtsa vastupanu tee. Ja seni, kuni see toimib nagu tõesti nagu sujuvalt, keegi ei märka seda, keegi ei juhi tähelepanu, keegi ei kirjuta sellest, et siis ta on nagu lihtsam. Aga kindlasti on poliitikas ka teisi viise, kuidas hääli saada, et lihtsalt need kõige lihtsamad ja labasemad lihtsalt seni, kui need toimivad, need on erakondadest väga levinud. Netikommentaatorid näiteks. Täna käib hästi suur jälle debatt selle üle, et mis see vihakõne ja kõik, kas see on nagu okei. Ja ajalehed nagu väga üritavad seda näidata, et see on ikkagi okei. Aga tegelikult me teame, et kui inimene on ikkagi mitu raksu pihta saanud kommentaaris ja tema ema on lugenud, et ta on mingisugune varas ja narkomaan või ta on solvatud mitmeid kordi. Isegi kui ta ise loe, siis läbi tema sõprade, läbi tema sugulaste tuleb see tagasi ja lõpuks tagasi. Ja erakonnad ikkagi täna seni kasutavad sellist asja, et kui keegi ütleb midagi kriitilist, siis nad lähevad ja nagu klobivad seda inimest seal kommentaaris. Ja kui see inimene on nagu piisavalt nagu sensitiivne või tundlik inimene, siis ta kukub ära. Ta mõtleb järgmine kord, et ma võib-olla ei taha seda teha. Jälle igapäevane asi. Ja minu meelest see ei ole nagu kuidagi nagu tasemelt nagu selle ühtse Eesti asjadest nagu kõrgemal ega madalamal, enam-vähem täpselt sama asi. Ja nagu ma ütlesin, kõiki neid asju olid erakonnad ju ühe korra vähemalt teinud. Meil oli vähemalt mingisugune info, et nad on midagi sellist varem teinud. Et selles mõttes ma arvan, nad ei õppinud sealt nagu suurt uut midagi. Aga võib-olla selle mõte oli tuua see nagu laiema seltskonna ette, see dokumenteerida see natuke laiemalt seda metoodikat. DVD on ka, jah? Sellest filmist. Kindlasti tuleb. Ma ei kujuta ette, kuidas see saaks olla, et see ei tule. Et raudselt nüüd on. Aga see on nagu selline detail, et mida ma loodan, et nad ise kuskil seal kodulehel või kuskil teada annavad. Ma selle nii-öelda filmi produktsioonist üsna vähe tean. Ma lihtsalt kuulsin ühel hetkel, et on valmis suure rõõmuga. Ja siis vaatasin üle ja tundus, et enam-vähem. Ta andis küll edasi seda, mida isegi tundsin. Ei jõudnud, ei tundnud huvinud ja subtiitrite vastu. Kas materjal oli nende enda filmitud, aga kas nüüd see montaaži või see valik või see kokkupanek, kas see oli ka nende enda? Ma saan aru, et ma loodan, et ma ei eksi, ma saan aru, et Ene-Liis Semper oli NO teatri poolt, aga kunagi Eero Etner ütles mulle, et see on hästi suurel määral Rein Kotovi film. Rein Kotov on siis allfilmi, kas ta on operaator või režissöör. Et ma isiklikult teda ei tunne, aga et tema käekiri, tema lõige on seal hästi tugevalt sees. Nii et vähemalt on, aga allfilm oli ka nagu kogu selle aja jooksul läbivalt ikkagi ka partner, et allfilm filmis päris paljusid asju. Osa üksikud asjad, ma mäletan, et kõik asjad, kus mina olin minu meelest filmis ikkagi millegi pärast keegi, kes oli lihtsalt ruumis. Et nii, et mingid tükid on NO enda filmitud. Et nii palju siis on nagu natuke kõrvalt vaadet, aga see kõrvalt vaade muidugi lihtsalt tahtes olla tasakaalus ikkagi, kuna allfilm on NO suur partner, siis võib-olla ei ole ka nagu selline, kui seda oleks teinud mõne teise riigi režissöör näiteks, et siis oleks hoopis teistsugune film kindlasti ka. Kas see kahjum oli mingi planeeritud asi või see oli läks midagi metsa? Kahjuga läks metsa, jah. Et ma saan aru, et kui ma läksin hiljem, sattusin Ene-Liisi ja Tiiduga Viini ühele teatrifestivalile, siis üks suurimaid asju, mida kahetsesid, olid see, et pileti hind oli 10 eurot või. Aga see on 4-tunnine etendus.
ja nüüd, kuigi see saal müüdi 3 päevaga välja, et noh, siis võib-olla oleks piletihind kõrgem olnud, noh, 15 või 20, noh, täna noh, tagasi vaadates on selge, et see oleks välja müüdud ikkagi. Ja siis võib-olla mitte 3 päevaga, võib-olla 5 või 6 päevaga, 7-ga. Aga mis nagu hiljem mina veel uurisin, oli see, et kas ta siis ei osanud planeerida, siis Ene-Liis ütles, et ei, mina arvasin, et see saal tuleb täis ja ma lihtsalt unustasin ära seda õiges kohas öelda, et tõstaks hinda. Ja põhimõtteliselt see on mõnes mõttes ka näitab seda, et noh, kõik asjad ei käinud nagu õlitatult. Seal oli palju asju, mis olid täiesti nagu juhuslikult noh, kogemata. Keegi küsis siit ka mingi. Ja, seda filmi vaadates on mul tunne, et sarnaselt võtteid on väga lihtsalt ja osutada mingi äärmuspopulisti partei tekkeks või populariseerimiseks. Kas te näete sellist ohtu täna kui Eestis? Meie mõte oli siin küll see, et me nägime seda ohtu palju suuremana siis ja see oli üks asi, miks nad tegid kõiki neid sissemarsse asju, nagu mängisid sellise fašistliku esteetikaga. Ja mulle tundub, et see natukene äkki lasi tühjaks selle tekkevõimalust lähiaastail Eestis. Võib-olla ma arvan liiga palju, aga meil oli see hirm. Tol aastal, ma ütlesin, see oli halb aasta 2009, väga nõme aasta oli ja halb oli olla. Minule tundus küll, et see võib juhtuda. Kui ma küsin täna enda käest, et ma ei tea, mis EKRE, kas see on selline jõud, ma ei tea. Aga et ma ei tunne, et see oleks koheselt nagu toimumas tänastes oludes. Ja ma arvan, et natukene takistab seda hästi, kas või 5% osas takistab see, et mida nad ka ei teeks, see on nüüd nagu tehtud. Nii-öelda hiljuti loodetavasti. Ma ei tea, mulle ei meeldiks väga, kui suke võimas jõud. Aga kas inimesed mäletavad ühtset Eestit, kas nad oskavad need teorid mõelda? No siin ongi niimoodi, et nüüd tuli film, eks ju, jälle natuke võib-olla. Kui see asi inspireerib kedagi teist ka midagi tegema, nii see käiks. Et siis nagu mingi mälu tekib, ega noh, üks asi, 2 müüti. Poliitikas on üks müüt, et inimesel on haugi mälu, ta mäletab maksimaalselt 2 nädalat asju. See minu arvates on kohati tõsi, aga see tegelikult on pigem käib nagu meediatsükli kohta. Et on ikkagi inimesi, kes mäletavad väga hästi paljusid asju. Ja teine läks mulle meelest ära. Mis asi see nüüd oli? Inimesed mäletavad, aga et üldiselt on veel selline asi, et ühiskonda saab jagada nagu väga erinevalt, et kui sa võtad sellise laia valija vaate või laia meedia vaate, siis võib tunduda masendav. Aga kui sa võtad nagu väiksed grupid ja need väiksed grupid võivad olla suured, võib-olla 10 000 inimest näiteks, võib ka olla väike grupp, kes on teatud tüüpi omadustega inimesed ja kes on näiteks huvilised, poliitika huvilised. Et siis kui sa neid pidi vaatad, siis sa võid näha, et mäletatakse hästi asju. Marju Lauristini eestvedamisel tehti mingi uuring, kus tuli välja, et umbes 150 000 inimest Eestis on tegelikult huvitatud sellisel populaarteaduslikul tasemel vähemalt sellest, mis toimub poliitikas ja teaduses ja maailmas laiemalt. Eestis see on päris palju, et kui sa suudad nende 150 000-ga niimoodi rääkida, et nad saavad aru ja mõtlevad ja see toimub edasi. Näiteks siin täna kohvikus olles ma mäletan, et 90-ndatel ma tundsin kadedust, et välismaal olid sellised kombed, et näiteks kuskil linnaosas inimesed tegid debati kohvikus või said kokku või arutasid midagi. Mulle tundus, et see on nagu Eestis võimatu. Täna ma vaatan, et siin näiteks on selline väike seltskond, kelleks saab rääkida. Et see on nagu, mulle tunne, et kui nagu sellistes ringides mäletatakse, siis see on juba võimalik. Ja see võib olla hästi oluline asi. Ja kui see niimoodi toimib. No tegelikult, kes on meediat õppinud, see teab ju, et meedia sai ka kõigepealt alguse sellistest diskussioonidest, kohvikutest ja muudest kohtadest. See Marju Lauriste on see suur advokaat, et võib-olla iga kord ei pea nagu ühtset Eestit tegema, vaid et kui see nagu network või võrk või selline harjumus arutada asju ka toimib, et mõtestada asju. See ongi ju see, mida võiks nagu pidada heaks garantiiks, et mingid väga hullud sellised massiideed ei hakka levima lihtsalt. Ma ei tea.
keegi tahab äkki joone alla tõmmata küsimustele, viimase küsimusega. aga selle mälu koha pealt, et osa inimesi on nii-öelda üks teooria, et kõik on nagu haugimälu ja siis osa nagu mäletab. Kas sellega oli nii, et mäletatakse mingi emotsionaalse varjundiga asju just? Kedagi huvita väga mingi päevapoliitika, jälle me jõuame. laulupidu ja mingi selline. Ei, ma ei usu, et tegelikult mitte ei ole see, et meil on haugimälu lihtsalt asjade osas, mis meid ei huvita. Asjade osas, mis meid huvitavad, on meil nagu parem mälu ja need võivad olla faktid ja need võivad olla emotsioonid mõlemad. Ja haugimälu tekib siis, kui ei huvita poliitika, siis tekib poliitika osas haugimälu. Ja ma arvan, et need mäletavad grupid, kui on huvi ja usk, et saab midagi nagu mõjutada, siis need mäletavad grupid mäletavad nii fakte kui emotsioone. Neid hoitakse nii-öelda elus. Ega inimesel ei ole ju haugimälu. Me teame, et me ei ole haugid. Tegelikult jama jutt, kõik metafoorid on nagu piiridega, nad näitavad ainult ühte rakurssi, ühte olukorda. Ja see üks olukord on see, et kui me võtame keskmise meediapildi, keskmise valija nagu mäluskandaalide osas, siis see tõesti ei ole väga pikk. Aga kui me võtame konkreetselt näiteks ülikooli mingisugused humanitaarteadlased, võtame nende üliõpilased, võtame õpetajad või mingisugused arstid, neil on mingites küsimustes, mis neid huvitavad, on väga pikk mälu. Ja see nagu tõestabki, et see haugimälu jutt on nii, nagu sa lõikad, sa võid seda lõigata nii, et mugav on lõielda, et on haugimälu, aga tegelikult igasugustes valimisolukordades need pinged on inimestes edasi, kes mäletavad, et asi on halvasti. Ja see on üks eraldi teema, see on lõpetamata skandaalide teema. Kui võtame Kristel Michali eelmise aasta skandaali, et kui ta ei oleks tagasi astunud, siis see oleks nagu täiesti ilma lõputa asi. Ja isegi nüüd, kui ta ei ole lõpuni nagu päriselt selgelt nagu ikkagi võib-olla tunnistanud, et mis toimus, et see on nagu lõpu puudumine on olemas, aga nagu ta ei oleks üldse tagasi astunud, siis see on niimoodi, et iga kord, kui ta ilmub meediasse, siis on mingisugune mitu tuhat inimest, kes mäletab ja ei ole üldse nõus kuulama, mida ta seal räägib. Et kogu aeg mäletab seda intensiivselt, mida ta tegi justkui või jättis tegemata, jättis lõpetamata. Ja ma näen oma töös seda tihti, et sellised lõpetamata probleemid, et inimesed ei saa aru, miks meedia neid vihkab või miks mingid tüübid neid vihkavad. See on lihtsalt see, et mingi asi on lõpetamata. Ta ei ole lõpuni lahendanud mingisugust asja ja need lõputa kriisid mürgitavad päris palju õhku. Ja see on muidugi teine teema, see ei ole enam ühtse Eesti teema, et on nagu eraldi loengu küsimus. Aga ma siis siinkohal võib-olla teeksingi selle ametliku lõpu. Kas te muidu olete nõus vastama ka inimeste küsimustele, kes veel isiklikult teile? Ja, võib ikka. Siis suur aplausi.